Mina olen Heidi Ivari ja räägin möödunud aastal Eestis ilmunud Soome ilukirjandusest. Selle sissejuhatuse pealkirjaks ma olen pannud mõrvad ja kaotatud paradiisid ja varsti selgub, miks. Eelmisel aastal ilmus Eestis 18 Soome ilukirjanduslikku teost, nendest 10 laste ja noorte teost, 3 kriminaalromaani, 2 kordustrükki ja 1 luulekogumik. See on täiesti keskmine arv, umbes 20 teost ilmubki. Loomulikult ilmub ka samavõrra aimekirjandust, ajaloo, raamatuid, õpikuid, eneseabi teoseid, aga nendest me seekord ei räägi. Ma alustan 2 kõige väljapaistvamast romaanist Katja Kettu Rose on kadunud ja Olli Jaloneni Taivakumm. Need mõlemad auhinnatud romaanid räägivadki kaotatud paradiisist, seal toimuvad ka mõrvad ja nad pööravad väga palju tähelepanu sotsiaalsele ebavõrdsusele ja väärkohtlemisele. Rose on kadunud, ilmunud Katri Jaanitsa tõlkes, on juba 4. Kettu eesti keeles ilmunud romaan. Selle romaani tegevuskoht on Ameerika Suurde järvede indiaanlaste reservaat. Sinna olid läinud õnne otsima ka soomlastest sisserändajast ja nad leidsid nii paljugi ühist kohalike indiaanlastega, alates saunast ja loodusest. Soomlaste ja indiaanlaste järeltulijaid hakati kutsuma findiaanlasteks. Romaani keskmest on findiaanlane Lembi, kelle isa on soomlasest Ettu, ema Otšivvei indiaanlasest Rose. Tegemist on kiriromaaniga, kodureservaati naasnud juba küpsas eas Lembi, kirjutab sisemonoloogi oma kallimale kirja kujul ja avastab oma kadunud ema Rose'i 70-ndatel kirjutatud kirjad, mis siis juhatavad Lembi reservaadis ja internaatkoolis aset leidnud kuritegevustesse. Teos küsib, kas üle põlvkondade kanduv võimu kuritarvitamine ja kõige nõrgemate väärkohtlemise ahel on võimalik katkestada. Aga kus on paradiis? Kindlasti ei ole see selles romaanis mingi konkreetne paik, see on hoopis armastus. Katja Kettu Rose on kadunud, on väga vägev, raputav ja maagilist realismi pakatav romaan findiaanlaste saatustest. Kettu keel lausa pulbitseb sellist ürgset loodusjõudu, ühtlasi poeetiliselt ja naturalistlikult. Olli Jaloneni Taivakumm pälvis 2 aasta eest Soome kõige auhinnatuma Finlandia kirjanduse auhinna ja ka Olli Jalonenit on varem tõlgitud, nii nagu ka Taivakumm, ka 2 varasemat eesti keeles ilmunud teost on Piret Saluri tõlkes. Taivakummi peategelaseks on romaani alguses 7-aastane Angus, kes elab Suurbritanniale kuuluval ilusal Saint Helena saarel 70. sajandi lõpus. Angus on imelaps, nii-öelda tabula rasa, kellel on erakordne nägemine, õppimisvõime ja himu ja suurepärane mälu. Tema suur iidol ja eeskuju on täiesti ajalooline tegelane, loodusfilosoof Edmund Halley,
kes siis viibis ka sellel Saint Helenal saarel ja Angusest saab siis häliabiline kõigepealt saare peal ja hiljem Londonisse. Hoolimata sellest, et Saint Helena elanikkond on briti juurtega, suhtuvad need kohalikud võimuesindajad, preestrid, isegi haritlased kohalike inimestesse nagu debiilikusse lihasmassi, kes kõlbab ainult põllule, pliidi äärde või seksileluks. Ka orjaks sattumine on täiesti reaalne oht Saint Helena saarel. Nii et päritolu määrabki Anguse saatust, kuigi tema ettevõtlikkus ja haridus annab talle võimalust kõigutada ka inimeste eelarvamusi. Aga kuigi seda on nimetatud seiklusromaaniks, ta on liiga sünge ja sügava eetilise sõnumiga, et piirduda ainult seiklustega või noore inimese arengulooga. See on tõesti romaan vabaduse igatsusest, teaduse ajaloost, õigusest haridusele ja enesemääramisele. Neile vastanduvad usk, ebausk, võimu kuritarvitamine, sotsiaalne ja sugudevaheline ebavõrdsus, isegi rassism. Kus on paradiis? Kohalik preester usub, et just Saint Helena on see piiblis kirjeldatud paradiis, inimeste algkodu, ja ta otsibki saare faunast tõendeid selleks, aga tegelikkus on teine. Inimese ahnuse ja kurjuse tõttu on saanud kannatada nii saare loodus kui ka ühiskond, mis põhineb vägivallale, korruptsioonile ja topeltmoraalile. Meelis Friedendal on kirjutanud väga asjalika, ka natuke kriitilise arvustusega selle romaani kohta. Sirbis ma paljuski nõustun temaga. Kaks moneerset klassikut, Tuve Janssoni suveraamat, eesti keeles ilmunud Maarja Aloe tõlkes. Muumiraamatute autor Tuve Jansson ei ole kirjutanud ja joonistanud ainult lastele. Tema suveraamat ongi täiskasvanutele mõeldud romaan ja räägib vanaema, lapselapse ja tema isa ühisest suvest ühe Soome lahe saarel, mis on omaette väike paradiis. Algselt ilmus see rootsi keeles 1972. aastal ja on teada, et teose vanaema eeskujuks on Tuve Janssoni oma ema. Äärmiselt elujaatav romaan, lõhnab värskendava mere ja järgi ja kirjeldab meisterlikult erinevates vanuses pereliikmete vahelisi suhteid. Teos, mida mul hetkel siin ei ole, on Mikael Karvajalg. Mikael Karvajala noorus ja imelised seiklused paljudes maades kuni 1527 aastani, 10 tema enese ausalt jutustatud raamatut, nii pika pealkirjaga on Mika Valdari teos, millest on tehtud nüüd uus tõlge tänu Piret Salurile. Mikael Karvajalg on ka palju mitmekülsem teos kui ainult ajalooline seiklusromaan. Kuigi ajastus on teine, 16. sajand, teemad ja süžee on üsna sarnased Valdari kõige tuntuma teose Sinu ehka. Mõlema romaani peategelane on tagasihoidliku peretaustaga mees, kes reisib ringi ja kohtub erinevate inimeste ja oludega. Tänu oma nutikusele ja õppimisvõimele jõuab ta kaugele ühiskondlikul ja sotsiaalsel redelil. Peategelase teele sattuvad naised on küll enamasti väga võrgutavad ja pahatahtlikult, aga nii et seega feministlikul kirjandusteadusel on nii mõndagi öelda Valdari naiskuvandi kohta. Aga kui jätta pool populatsiooni mitte jätta kõrvale, siis tabab Valdari oivaliselt inimloomu puudutavaid universaalseid ja aigumatuid tõdesid ja millel muidugi pole mingit pistmist sooga.
luulet ilmub väga vähe ja sellegipärast on mul äärmiselt hea meel, et ühe Soome kõige tippluuletaja Henrika Tavi teos Lootus on ilmunud nüüd eesti keeles. Kätlin Kaldmaa tõlkes, osad luuletused on ka Kai Aareleid tõlkinud. Lootus ilmus Soomes 2011 ja sai kohe 2 kirjandusauhinda ja ta oli ka Põhjamaade kirjandusauhinna nominant. Henrika Tavi on väga omanäolise luulesulega, ta on eksperimentaalne, minimalistlik ja tema luule on väga mänguline. See teos räägib juurdest, ka venna surmast ja leinast ja näiteks Liplikatel ja hällilauludel on väga suur sümboolne tähendus selles teoses. Henrika Tavi on uurinud ka, kuidas luuletajal on võimalik elada Soomes ja sellepärast 2012. aastal ta andis välja 12 luulekogu selle eesmärgil, et uurida, mitu luulekogu tuleb luuletajal anda välja, et ta elaks ainult autoritasudest. Henrika Tavi on ka kirjutanud väga menuka Tšiklit ja Tinder romaani Tellervo, seda ei ole veel eesti keelde tõlgitud. See on vägagi selline satiirne, aga lõbus romaan ja armastuse otsimisest ja üldsegi selle Tšiklit žanri lahkab seda Tšiklik žanrit, nii et me väga hea meelega näeksin ka seda Tellervo romaanit eesti keeles. Eelmisel aastal ilmus 3 krimkat, Soome krimkat Eestis ja kuidas siis, milline on siis mõrv Soome moodi. Max Siigi Mephisto puudutus on juba 3. eesti keeles ilmunud autoriteos. Max Siig on 5 aasta jooksul on 5 kriminaalteost välja ja siis on tänapäeva Soome kirjanikest see, kes kindlasti saab väga palju tähelepanu, ka rahvusvahelist tähelepanu. Tema ühe kriminaalromaani õigused on müüdud juba 40 riiki ja selle teose, see Ustav lugeja, uskoline lugija, selle kohta siis tehakse ka Hollywood TV-s seriaal. Mephisto puudutus on iseseisev järg esikteosele Hammurabi inglit ja peategelased on soomlastest detektiiv Daniel Kuisma, kusjuures üsna üheplaaniline karakter ja Interpoli uurija Annika Lehto, kes siis jälitavad Zagrebi Soome suursaatkonna kurjategijast töötajad. Mephisto puudutus, nii nagu ka siis eelmine teos, esikteos Hammurabi inglit, on väga hoogne teos, aga psühholoogiliselt seal annab paljugi veel teha. Seevastu mul on siin käes 5 sõrme harjutus autoriks J.M. Ilves. Tegemist on varjunimega autoriga, tegelikult selle taustal on 2 Soome kirjanikku, nende nimesid isegi Soome kirjastaja välja ei anna. Ka selle
romaani puhul on tegemist sarjaga. Eesti keeles on varem ilmunud juba Nukumaja ja lõppmäng. Ja erinevalt nüüd sellest Max Hiigi teostest, siin on vägagi usutav politseidetektiiv Kari Sorjonen, kes on, keda väga palju psühholoogiliselt kirjeldatakse, ta on tundlik, tal on paanikahäired, ta on väga heatahtlik, süümekaid tundev pereisa, natuke autistlik, aga ikkagi väga, väga heatahtlik ja seda teoste sarja on kirjeldatud nagu esimene Soome Nordic Noir. Võib-olla veel tuntum kui see teos iseenesest on siis seriaal, mida ka Soome Rahvusringhääling on näitanud ja mille õigused on müüdud 180 riiki. Netflixis jookseb see seriaal nimega Border Town. Tegevuskoht on väike piirilind Lappeenranta, kuhu siis Kari Sorjonen oma perega Helsingist kolib selle eesmärgiga, et tal võiks olla natuke rahulikum tööelu ja saaks pühendada ennast rohkem oma perele, aga loomulikult see nii ei lähe, tal tuleb kohe hakata mõrvasid lahendada. Veel paar sõna laste ja noorte kirjandusest. Karin Erlandssoni originaalis rootsi keeles ilmunud Pärlipüüdja legend silmaterast on mõeldud juba kas täiskasvanule fantaasiakirjanduseks või siis noortele. Ja see räägib siis noorest tüdrukust, kelle elukutseks on siis sukeldada pärle ja selles kogukonnas, kust on raske öelda, kas on tegemist mingisuguse arhailise ühiskonnaga või mingisuguse dystoopiaga hoopis, seal osutub kõige ihaldusväärsemaks objektiks silmatera ehk siis selline kõige suurem pärl, mida veel keegi kätte ei ole saanud, aga mille nimel inimesed on valmis siis ennast ohverdama ja kes siis enam kunagi tagasi ei saa, kui nad seda on läinud otsima. Nii et tegemist on teatud mõttes neetusega ja noor tütruk siis suudab murda seda neetust, kuigi alguses see teos ei räägi väga palju inimsuhetest või psühholoogiast, siis mida rohkem teos edasi, seda rohkem seal tulevad ka need inimeste vahelised suhted, näiteks see, et mis toimub lastega, kelle vanemad siis kaovad oma auahnuse pärast ja lapsed jäävad orvuks. Teine teos, mis võiks öelda, on täiesti selle Pärlipüüdja vastane, nagu pärjapüüdjale nagu teatud mõttes teistsugune, on Greta Ongeli Poiss, kes kaotas mälu, Ave Leegi tõlkes. Kui nüüd see Pärlipüüdja on täiesti sellist fantaasiakirjandust, siis Poiss, kes kaotas mälu, on vägagi realistlik. Peategelane on selline algklassi poiss, kes ärkab ühel pargipingil Helsingis ja saab aru, et ta on kaotanud oma mälu ja siis ta ei tea, kus ta on ja kes tema vanemad on ja ta tutvub erinevate noortest ja lastest tegelastega. Selles
laste või noorte romaanis absoluutselt midagi ei ilustata, mingisugust fantaasiat seal ei ole, selles suhtes, et seal on vägagi ebatäiuslikud ja katkiste taustaga pered ja lapsed ja vanemad, seal on vaimseid probleeme, seal on kuritegevust ja vahest isegi tundub, et selles romaanis tahetakse seletada nagu mingis psühholoogia õpikus, et näete, sellepärast see poiss käitubki nii halvasti või alistab teisi, kuna tema kodu on nii katkine ja seal tema isa jälle on teda alistanud. Nii et üsnagi selline pedagoogiline romaan ka sellest, kuidas me peaksime üksteise eest hoolitsema ja kuidas lapsi tuleks kohelda. Aga minu aeg on täis ja ma tänan teid ja pärast vestleme täpsemalt.